No nii, hello. Pühapäeva pühitses taas kord Piret Faieferiga Costa Ricast ja meil oli siin jälle nii palav. Pidi särgi ära vahetama. Nüüd hakkab jälle pilviseks minema. Imelik. Hakkab vaikselt see vihmahooaeg mööda minema. Aga jah, ikka teeb neid asju, et sajani saja, olen pilvine, ei ole pilvine. et tuleb hakkama saada. Muidugi ma tean, et teiega võrreldes seal minu kaeblemine tundub nagu väga närve sööv, sest novembrikuu ilmad Eestis, ma mäletan, olid alati sombused ja sellised pimedad ja vihmased ja kuidas praegu on Eestis. Et vist on juba korra tulnud lumi maha, ma kuulsin, või mis teil seal toimub ilmaga? No nii, tšau, esimene vaataja ka platsis, küsi oma number 1-64 nii eesti keeles kui soovid inglise keeles, küsi kuni 129-ni, hästi palju. Nii, ma võtan neile kohe kõige esimese. Ma võtan selle, mis ma endale siia kõige algusesse kirjutasin, siia kommiraamatu algusesse kirjutasin ise. Aitäh! Olen tänulik inimeste ees, keda ma väärtustan ja kes mind väärtustavad. Olen tänulik külluse, armastuse ja teadlikkuse eest. Tadaa! Seda ei ole kunagi lugenud ette, nii et täna oli eriline päev. Ja täna on jah see päev, kus ma siis esitlen Jill Swan'i vajaduste videot ja mitte seda, mis ma kunagi juba tegelikult tegin, vaid tema järgmist video, mis ta tegi 2 aastat hiljem, kus ta nagu selgitab, kuidas oma rahuldamata vajadusi rahuldada. Ja siis ma kuulasin uuesti selle esimese ka üle, nii et seal on vahe vahel ja ma tõenäoliselt peaksin selle esimese ka kunagi uuesti ikkagi ära tegema, sest selles esimeses ta räägib sellest, kui kes on vaadanud, kes mäletab seda vana versiooni, seal ta räägib sellest, et meil kõigil on rahuldamata vajadused, aga vahel me oleme, ütleme siis nii, et me ei oska neid küsida või nendeni neid vajadusi rahuldada otse, siis me oleme kasutanud manipulatsiooni. Mis ei tähenda, me oleme nii õudselt halvad inimesed, nagu ühiskonnas on tavaks arvata, eks ole, et oi manipulatsioon, oi see tõel inimene ei ole. See on sellepärast, et me ei ole saanud neid otse. Ja siis me oleme läinud manipulatsiooni pidi. Ja tegelikult nagu, kui hakata nagu teadlikult vaatama iseennast, siis on päris huvitav vaadata neid nagu mustreid endas. Nii, aga täna on jah natuke teistsugune video. Ja see on siis ma hakkan siis kohe pihta, aga jah, küsige oma numbrid ära, siis ma saan reklaamipausi ajal rääkida. Nii, ma olen seda varem öelnud ja ma ütlen seda jälle. Igal ühel sellel planeedil on vajadused. Pole vahet, kas sa tahad, et sul oleks vajadusi või mitte, sul on need. No näed, Kristel küsis 15, aitäh, tšau. Vajadus on midagi, mida on vaja selleks, et elada, edukalt toimida või olla õnnelik. Kas see tähendab, et on lumi maas või? Lumi ja vihm, jah? Lörts. Ehk siis vajadus on midagi, mida on vaja selleks, et elada, edukalt toimida või olla õnnelik. Mina paneks sinna ja olla õnnelik. Ja üks asi vajaduste kohta on see, sa ei saa neid mitte vajalikuks muuta. Sa ei saa öelda, et nad ei ole vajalikud. Sa ei saa otsustada, et miski, mida sa vajad, pole tegelikult vajalik. Sa ei saa ennast nendest välja rääkida. See ainus võimalus, kui puudutab vajadusi, on need täita. Aga seda on lihtsam öelda, kui teha. No tšau, Anne küsis ka oma numbri, aitäh. Miks seda on lihtsam öelda, kui teha? Sest väga sageli mõned osad meist takistavad vajaduste rahuldamist. Meil on osad, meil on erinevad osad meis ja mõned osad on joonduses ja mõned ei ole. Ja see ei ole loomulik. Sa sünnid teadmisega, et su vajadused täidetakse ja et see on lihtne. Beebi ei sünni paanikas, et ta ei saa piima või ta ei muretse sellepärast, kas ta mähet vahetatakse. Beebi jaoks ei ole kaisutamine võimatu unistus. Me õpime läbi oma elutraumade, et meie vajadusi ei täideta. Ja mis veel hullem, et meie vajadused ei ole okei. Ta toob selle välja päris mitmes videos, mäletate. Minu meelest oli häbi videos vist ka see. Ja siin ta toob häbi ka üles korraks.
tavaline muster, mis meil on, me otsime, et meie vajadusi täidetakse kohtadest, kus see pole võimalik. See on natuke nagu minna autoremondi töökotta, kui sa tahad toitu osta. Või inimene, kes meeleheitlikult tahab armastavat ja ühenduses olevat partnerust ja ometi valib endale partnerid, kes on kättesaamatud ja oma loomult vältivad. Ta ei tee seda meelega, eks ole. Kõige olulisem vajadus kõikidel olenditel on armastuse vajadus. Aga mis seisab selle ees, et me ei saa seda vajadust täidetud? Sageli on need mõtted nagu armastus ei tule mulle tegelikult kunagi või armastus on ohtlik. Kui me oleme oma elus kogenud armastust tagamõtetega, siis kujuneb meil uskumus, mis on meie kehasse sisse kirjutatud, mis ütleb, et armastust ei saa kunagi juhtuda ilma konksuta. Selliste armastuse barjääride tõttu me ei lase enda ellu seda, mida me tegelikult nii meeleheitlikult vajame ja tahame. Sellises seisundis oleme me tihti nagu inimene, kes on näljas, seismas toidupoes ja olles veendunud, et seal pole midagi süüa. Inimesed meie elus võivad näha, et nad annavad meile just seda, mida me vajame ja tahame, aga me ei suuda seda vastu võtta. Me peame teadlikuks saama sellest, mida me vajame. Selleks peame suutma ära tunda rahulolematuse, igatsuse, vajalikkuse tunde, tühjuse, meeleheite. Ja just sel põhjusel, kui sul on raske tunda, siis on ilmselge, et sa ei suuda tunda ka seda, kui sa neid tundeid tunned. Seega esimene samm on vaadata Chili videot YouTube'is pealkirjaga Kuidas tunda, see on mul täitsa ära tehtud. Aitäh armastuse eest. Kuidas tunda, siin käsikirjas on olemas ka link sellesse videosse. Vaadake kindlasti käsikirja kui ma Facebooki video alla ei postita selle, siis kui ma postitan siia lehele YouTube'i video, siis YouTube'i videos on olemas see link. Ma katsun ta ka eraldi kommentaarina panna, aga kui mul ei tule meeles, siis YouTube'i kirjelduses on see käsikirja link olemas. Siit saab ilusti näpuga järgi ajada, pärast tulla tagasi ja vaadata. Mis see Piret siin selle asja kohta räägis? Kus see video oli? Või siis lihtsalt muidugi, võib ka lihtsalt otsida minu videot, kuidas tunda. Till Svan pühapäevapühitsus, 19. oktoober. Oli see. Sirje, tšau, näen su numbrit ka. Nii, kui sa oled selle video ära vaadanud, kuidas tunda ja hakkad harjutama tundmist ja hakkad märkama neid aistinguid, igatsust, tahtmist, tühjust, puudust, siis sa vaatad sellele vastandlikule poolele, et näha, mida sa siis puudusena koged, mida sa igatsed, mida sa tahad. Ja mõned meie vajadus on üsna lihtsalt täita. Enamik meist läänemaailmas ei satu paanikasse, kui tunneme nälga. Miks? Sest me teame, et see on sama lihtne, kui minna toidupoodi või omaenda külmkapi juurde. Kui sa aga oled kasvanud kolmanda maailma riigis, nagu ma elasin Belize'is, ka minul oli seal päris mitmed korrad siuke tunne, ma ei saa täna süüa. Kus oli raske toitu leida, siis võid olla kindel, et kui sa tunned seda igatsustunnet toidu järele, siis sellega kaasneb suur vastupanu. Vastupanu sellepärast, et sa ei usu, et see vajadus tegelikult täidetakse. Nüüd, läänemaailmas on emotsionaalsete vajaduste osas pilt väga erinev. Me elame ajastul, kus enamik meie emotsionaalseid vajadusi lihtsalt ei saa täidetud. Ja seega, kui me tunneme emotsionaalset vajadust, siis reageerime samamoodi nagu keegi, kes oleks näljas toidu järele. Me oleme täielikult veendunud, et pole mingit võimalust seda vajadust täita. Seega satume paanikasse, hakkame puudust tundma, hakkame tundma nagu poleks mingit võimalust rahuldada neid negatiivseid tundeid enda sees. Me ei suuda liikuda sinna poole, mida me vajame. Me isegi ei tea, kuidas. Ma tahan, et sa mõistaksid, et trauma oma kõige fundamentaalsemal tasandil on kogemus sellest, et puudub midagi, mida me vajame ja tahame. Selle ma tegin siin rasvaseks ka, sest see on väga oluline aru saada. Trauma oma kõige fundamentaalsemal tasandil on kogemus sellest, et puudub midagi, mida me vajame ja tahame. Eriti, kui see puudutab emotsionaalseid vajadusi. Seega,
kui sa oled tuvastanud, mis on su täitmata vajadus, siis see vajadus, mida sa tunned, et on raske täita, siis sa võid küsida endalt järgmist küsimust. Millest ma peaksin loobuma, et saada? Ja siia pane see, mida sa vajad. Millest ma peaksin loobuma, et seda saada? Näiteks, et ma saaksin tunda armastust, kui ma istun kellegagi ühes ruumis, peaksin ma loobuma oma uskumusest, et armastus on ohtlik. Ma peaksin loobuma oma pidevast mõtlemisest, sest mu meel viib mu kehast välja, nii et ma ei saa tunda ühendust inimestega kui päris inimestega ruumis. Ma peaksin loobuma loost, et ma kaotan alati selle, mida ma armastan. Need on meie lood, eks ole. Ma peaksin loobuma sõnumite saatmisest sellele inimesele, kes ei saada neid kunagi tagasi. Ehk siis teatud tegevused, mis me teame, et ei too midagi. Pea meeles, et igas kohas, kus meil on samastumine, igas kohas, kus meie identiteet on seotud mõne oleku, käitumise või mõttega, mis põhjustab meie vajaduse mitte täitumise, peame me silmitsi seisma ja lahti laskma oma enese identiteedi tundest, mis tundub nagu elu ja surma valik, et seda vajadust täita. Näiteks, oletame, et sina oled oma pere patuoinas. Kui sa oled pere patuoinas, siis kasvasid sa üles identiteediga, et sa oled halb ja eksid. Sa oled kogu vale, kõik on vale sinus. Sa ei tahtnud olla selline, kuid ego, idee, identiteet, kinnistus, kontseptsiooni külge, et oled halb ja vale. Oletame siis, et sa tahad armastust. Armastus on otsene vastand häbile, mis on tunne, et midagi sinus on halb ja vale. Vot seda ma ütlesin, vaata, mäletad, tuleb see häbi üles. Mäletate, häbi videos oli see, et me hakkame ennast ise häbistama, sest me ei taha olla halb ja vale. Nii et kui sa lähed armastust saama, siis sinu ego hakkab koheselt sellele armastusele vastu võitlema, sest ta tajub seda armastust kui iseenda surma, sest tema ego on identiteet. Me oleme halb ja vale. Nüüd armastus on vastand sellele. Nüüd ego sõidib vastu sellele. See ei saa olla, armastust ei saa olla, on ju. Arusaamine mõttetasandil sellest, millest sa pead loobuma, et saada oma vajadused täidetud ja sammud, mida teha, on absoluutselt võrreldamatud tegeliku füüsilise kogemusega tunda, kuidas see vajadus täitub. Ja sa saad seda tegelikult teha. Nii, nüüd teeme reklaamipausi. Ütleme siin need numbrid ette ja siis võib uusi numbreid küsida, et mul oleks veel järgmise reklaamipausi ajal. Kuigi tänane teema on suhteliselt lühike. Nii, 15 küsis Kristel, alustame sellest. Et siis Kristel küsib ja kõigile, mille eest oled tänulik just praegu. Võtame hetke, tunnetame seda, mille eest me oleme tänulikud just praegu. Aitäh. Nii, Anne küsis 23. Aeg, mida sa naudid raisata, ei ole raisatud. Raiskaga. Sirje küsis 47. Teadlikkuse väljakutse, mäletate, me kunagi tegime seda. Mis on nõutav, et ma oleksin nõus elama energiat, mis ma tahan, et mu elu oleks, et see saaks mu ellu täielikult ilmuda. Mis on nõutav, et ma oleksin nõus elama energiat, mis ma tahan, et mu elu oleks. See läheb ilusti tänasesse teemasse, eks ole. Et see saaks mu ellu täielikult ilmuda ja seega tähendab seda, millest mul on vaja loobuda. Nii. Okei, lähme edasi. Nii, siis kuidas oma rahuldamata vajadusi täita? Näiteks oletame, et ma tahan ühendust. Ilmselgelt parim võimalus seda vajadust rahuldada on leida keegi, kes samuti tahab ühendust. Oletame, et ma leian selle inimese. Ma istun temaga ühes ruumis vastamisi. Mida ma teen, on see, et ma suunan kogu oma tähelepanu temale ja ainult temale. Ma tunnen end energeetilisel tasandil talle avanemas. Ma võin avaneda ka verbaalselt temaga rääkides, aga ainult sel juhul, kui rääkimine ei vii mind ühendusest välja. Ja mida ma teen, on see, et ma jälgin
vastupanu, mis mul enda sees selle vastu tekib. Et ma teen seda, et ma avan ennast talle ja ma vaatan samal ajal. Tean Sirje ka, et sa küsisid seda. Et ma vaatan enda sees seda, mis vastupanu selle vastu tekib. Ma jälgin, kuidas mu meel tahab mind ära viia. Ma jälgin seda, ma saan sellest teadlikuks. Ma jälgin mõtteid, mis võivad kõlada umbes nii, see ei ole okei. Ainus põhjus, miks see inimene praegu siin on see, et tal on mingi tagamõte, mingisugune sinu arvates mingi tagamõte. Sa hakkad jälgima viise, kuidas su enda olemus vastandub täpselt sellele, mida sa tahad. Sa hakkad seda lihtsalt vaatlema. Ole selle vastupanuga nii kaua, kuni vastupanu ise hakkab vaibuma. Ehk siis sa ei tee mitte midagi, sa lihtsalt oled kohal. Hakkad sa tundma, kuidas sa liigud haavatavasse seisundisse. Kui sa märkad, kus oma kehas sa ei tunne ühendust, vaheta oma fookus kohta, kus sa tunned ühendust. Pööra tähelepanu oma südamele. Kas sa tunned seda seal? Kui ei, siis kas sa tunned seda oma naha peal näiteks? Kui mitte, kas sa tunned, kas on mõni osa sinu kehas, isegi su põlv, kus sa tegelikult oled võimeline ühendust tundma. See võib olla kõrv. Lihtsalt nagu tunneta seda, kus sa saaksid tunda ühendust ja siis alusta sealt. Alustades sellest kohast saad sa seda ühenduse aistingut levitada nii kaugele ja sügavale oma kehasse ja kogu kehasse, kui vähegi võimalik. Siis hakkad seda laiendama, avardama, hajutama. Või oletame, et see, mida sa tahad, on küllus. Mine kohta, mis on super uhke, mis sümboliseerib sinu jaoks rikkust. Eks see võib olla midagi muud ka, mis on sinu jaoks rikkus, küllus. Istu seal ja püüa tunda end kuningana või kuninganna, kui me oleme naised. Ja püüa tunda, nagu sa kuuluksid sinna. Püüa tunda seda aistingut, et sul on nii palju raha, et sa sõna otseses mõttes ei leia piisavalt asju, millele seda kulutada. Ja kui sa seda teed, hakkad sa jälgima, saad sa hakata jälgima seda vastupanu, mis su kehas esile tuleb. Millised mõtted püüavad sulle öelda näiteks, see pole tegelikult nii. See pole see, mida sa väärid. See pole reaalsus. On ju? See on väga tõenäoline, et meil tuleb nagu see pole reaalsus. See on lihtsalt, me ainult kujutame seda ette, on ju. Ja siis me nagu dismissime, nagu teeme selle väiksemaks ja siis me ei luba enda seda tunnet tunda. Kuigi me võiksime. Kõik, mis takistab sul ligi pääsemas sellele külluse tundele oma kehas. Ehk siis meil on vaja lihtsalt ligi pääseda sellele tundele, mida me tegelikult vajame. Ole sellega nii kaua, kui saad, selle tundega, selle vastupanuga, kuni need mõtted ja see vastupanu hakkavad vaibuma. Ja sa tunned, kuidas sa justkui avaned külluse tunde suunas. Kui sa märkad, kus sa oma kehas ei tunne küllust, vaheta fookus sinna, kus sa küllust tunned. Ehk siis samamoodi nagu esimese näite puhul, samamoodi küllusega. Kui sa ei tunne näiteks oma südames, siis kas sa tunned oma nina otsas küllust? Kas sa oled võimeline tundma oma nina otsas küllust? Võib-olla sa ei tunne seda oma rinnus, võib-olla see on selle tunde ees suletud, et sul oleks palju raha. Aga võib-olla oma käsivartes sa oled võimeline tundma seda avardumise tunnet, seda külluse ja rikkuse tunnet. Eks ole? Või varbas, suures varbas. Pane kogu oma tähelepanu sinna ja levita seda läbi kogu oma keha, kui saad. Miks sa ei peaks saama? Ikka saad. Nüüd ta ütleb, ta tegi mõnda aega tagasi video pealkirjaga Feeling Signatures, tundemustrid. Ma pole seda veel tõlkinud, aga kui sa saad inglise keelest aru, siis võid vaadata seda, ta väga soovitab. Et isegi kui oled, siis vaata seda uuesti, siis ta selgitab selles videos, kuidas inimesed saavad kasutada tundemustreid, et end paremini tunda. Aga kui jutt käib täitmata vajaduste rahuldamisest, siis on see väga väärtuslik. Näiteks, oletame, et see, mida ma tahan, on kuuluvus. Aga mul ei ole olnud otsest ligipääsu kuuluvusele. Ja seega, kuidas ma tean, mis tunne see on? Mida ma teen,
on see, et ma otsin mingit kogemust enda mälus, mis mul on varem olnud, mis oli kõige lähedasem sellele, mis ma arvan, et kuuluvustunne võiks olla. Oletame, et minu jaoks oli see kuuluvusele kõige lähem kogemus, mälestus vahukommide küpsetamisest lõkke kohal. See ameeriklased teevad seda, ma panin siia kandilistesse, kui on kandised sulud, see on alati minu mõtted, et eestlaste jaoks võib see olla vorstikeste küpsetamine, eks ole, šašlõki küpsetamine. Ja mida ma teha saan, on see, et ma panen kogu oma tähelepanu täielikult ja täiel määral nagu meditatsioonis sellele mälestusele, sellele kogemusele, sellele tundele nendest vorstikestest, seal istumises lõkke ümber nende inimestega. Kui ma tunnen seda oma kehas, siis ma levitan seda aistingut iga keharaku kaudu, oma luuüdini, iga organi ümber. Ma kasutan seda aistingut kuuluvuse ressursina, eks ole. Selle universumi reaalsus on see, et seda juhib külgetõmbeseadus. Sarnasest sagedusest asjad sobituvad ja ühenduvad. See on tegelik põhjus, miks inimestel, kes sünnivad jõukuses, ei ole probleeme jõukust luua. Neil ei ole sageli eriti palju mõtteid või tegusid või elukogemusi, mis oleksid vastuolus jõukuse sagedusega. Vastuolu puudumisel ei takista miski neid seda vajadust otseselt manifesteerimast. Kui sa vabastad vastupanu nendele asjadele, mis takistavad sul saamast seda, mida sa vajad, kui sa annad ära selle, millest sa pead loobuma, et vajadus saaks täidetud, siis sa saad lubada endal tunda selle puuduse vastandvibratsiooni. Kui sa tunned vastandlikku asja, seda, mida sa vajad, ja veelgi enam, kui sa märkad, et sa seda tunned, nii et see muutub sinu kehastumises reaalseks, siis see vajadus saab täidetud. Nüüd, külgetõmbeseadusel põhinevas universumis, kui see vajadus hakkab täituma sellel väga sügaval, kehalisel, emotsionaalsel ja kehastunud tasandil, siis külgetõmbeseadus peab sellele reageerima. See reageerib, tuues selle vajaduse sinu ellu üha suuremates kogustes. Ta joondab sind inimestega, kes saavad neid vajadusi täita. Ta joondab sind viisidega, kuidas sa saad oma vajadusi ise täita. Ta paneb sind ühilduma oludega, mis loovad eesmärgid, mida sa tahad saavutada. See on peaaegu nagu universum rulliks vaiba sinu ees lahti selleks, et sa saaksid need vajadused täidetud. Ja see ei ole enam küsimus, sest kuidas tehakse sinu eest ära. Vot nii, see on nagu see, Access õpetab, et pole vaja teada, meil pole vaja teada, kuidas. Et me küll küsime, et kuidas saab veel paremaks minna, aga tegelikult kuidas laseme universumil vastata. Kui sa alustad seda praktikat oma täitmata vajaduste täitmiseks, eriti nende jaoks, mis tunduvad sinu jaoks kättesaamatud, siis ei ole sinu olemuses enam puudust. Sind taastatakse terviklikkuse seisundisse. Ilusat nädalat. Vot selline, natukene isegi lühem täna kui tavaliselt, eks ole. Aga loodetavasti oli mingit kasu sellest, andke teada, kas oli panustav teema või peaksin ma selle teise video uuesti ära tõlkima ja esitlema, selle, kus ta räägib, kuidas me manipuleerime ja mis me selle asemel võiksime teha. See on nagu ka hea vaatenurk tegelikult, et seda võiks ka tegelikult uuesti tõlkida küll. Nii. Ja hakkame siis energiajoondusega pihta. Niimoodi. Leia omale mugav asend. Ja võtta enne lonks vett ka. Kui sul on oma vesi kaasas. Ups, korgi kaotsin ära. No nii, leia omale mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine. Kus keegi sind ei sega,
sa saad olla iseenda jaoks mõned minutid. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestume. Lõdvestume aina sügavamalt. Ja kujutle, kuidas su jalataldades kasvavad juured maa südamesse. Ema maa armastavasse südamesse, kes on alati valmis meid vastu võtma, sellisena nagu me oleme. Ja laseme nendel juurtel jõuda sellesse südame armastuse keskusesse. Ja las see armastus jõuab läbi meie juurte tagasi meie südamesse. Ja iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali. Tunneme, kuidas kogu meie füüsiline keha saab armastusest üle ujutatud. Samamoodi meie emotsionaalne keha. Ja mentaalne keha. Kuidas see siis on, kui me oleme armastusest üle ujutatud? Kogu meie energiakeha on armastusest üle ujutatud. Ja võtame ka vastu ühenduse oma kõrgema teadlikkusega. Avame teadlikult oma kroončakra oma pealael. Ja võtame selle ühenduse vastu. Meie kõrgem mina soovib alati olla meiega ühenduses. Meie oleme need, kes seda takistavad ja vahel on võib-olla hea mitte olla sellega ühenduses, et me saaksime pühenduda rohkem sellele materiaalsele elule siin. Aga võtame nüüd teadlikult selle teadlikkuse vastu. Lubame sellel olla meiega koos selles protsessis, selles meditatsioonis. Ja kui soovid, võid kutsuda ka mõned toetava energiaga olendid või inimesed või kas sellest või teistest dimensioonidest, keda soovid enda ümber kogeda. Suure tänu tundega nagu alati kutsume nad siia, sellesse turvalisse ruumi. Ja lõdvestume ja hingame ja oleme iseendaga lubamises siin sellel hetkel, siin ja praegu. Ja mõtlemegi näiteks ühele oma vajadusele, mida me ei ole endal lubanud rahuldada. Ja lihtsalt vaatleme ennast ja kõike seda vastupanu, mis hakkab üles tulema sel hetkel, kui me kujutleme, et see vajadus võiks olla rahuldatud. Hakkame vaatlema oma mõtteid, võib-olla ka kehas, kui sa märkad mingisugust pinget mingisuguses keha osas
mis kaasneb sellega, kui sa mõtled, et see vajadus võiks olla rahuldatud ja siis sa tunned mingisugust vastupanu oma kehas. Ja oleme sellega lihtsalt kohal. Oleme sellega teadlikult armastav kohalolu. Hingame ja lubame sellel vastupanul olla, lubame talle siin ilmuda, lubame talle ennast väljendada. Oleme armastav kohalolu iseenda jaoks ja selle vastupanu jaoks, mis esile tuleb. või neid võib ka rohkem olla, neid mõtteid, neid pingeid meie kehas. oleme teadlikult kohal, armastav kohalolu. Aitäh mulle, et ma teen seda, aitäh mulle, et ma luban endale seda tunda, aitäh mulle, et ma olen koos kõigega, mis üles tuleb. Aitäh mulle, et ma ei proovi seda alla suruda või ignoreerida või eitada või ennast nagu distraktida, et nagu ennast sellest midagi muud nagu tähelepanu kõrvale pöörata. Ma luban endal olla sellega nüüd siin kohal. Ma olen sellega nüüd siin kohal. Ma olen sellega kohal nii kaua kui vaja. Ma luban sellel osal või nendel osadel ennast väljendada nii kaua kui vaja. Hingan ja lõdvestun selle olemise sisse. Ja kui on vaja, siis sa võid siia kauemaks jääda. Siis võid praegu videost välja minna. Aga kui sa oled valmis, kui sa tunned pehmenemist, kergendust, muutust,
mõtle nüüd selle vajaduse peale. Mida sa tegelikult oled soovinud rahuldada. Ja vaata, kas sa suudad seda oma südames tunda. Või millises kehaosas sa tunned. Sa suudad seda tunnet tunda. Nagu skanneeri kogu oma keha läbi. Kus sa suudad seda tunda? Ja fokusseerume nüüd sellele kehaosale, sellele tundele. Ja hakkame seda tunnet, seda vajaduse rahuldamise tunnet. See vajadus on nüüd rahuldatud, seda tunnet. Hakkame seda tunnet avardama. Omas tempos, las ta levib edasi kaugemale ja kaugemale. Ja edasi, edasi. Lase sellel tundel kogu oma keha katta. Ja mitte ainult katta, vaid ka seestpoolt. Tunne, et see tunne täidab sind täielikult. See tunne on kogu su kehas, ümber kõikide organite ja su luuüdis. Ja avardame seda tunnet aina edasi, edasi. Kuni see kasvab meist välja. Ja hakkame ka ise koos selle tundega avarduma nagu alati. Järjest kaugemale ja kaugemale, järjest suuremaks ja suuremaks. Tunneme järjest rohkem, kuidas me lubame endal avarduda kogu universumi suuruseks. Ja meie muudkui lõdvestume ja hingame ja lubame. Aitäh, 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 aitäh. Ja jääme sellesse avardunud olemisse.
hetkeks. Ja kui sa oled valmis, siis kogume kogu selle energia enda käte vahel, enda pea kohale energiasambaks. Ja välja hingates laseme sellele endasse täielikult ankurduda. Joondame ennast sellega täielikult. Tunneme, kuidas meie rahuldamata vajadus on nüüd rahuldunud. Mis tunne see on? Tunneme seda tunnet. Lubame endal olla see tunne. Tunneme, kuidas me kehastame seda tunnet. Kui soovid, võid mitu korda teha, kuni sa tunned, et see protsess on lõplik. Naabrikoer peab haukuma, sorry. Aitäh sulle, kallis. Näeme järgmisel pühapäeval.